Tere Kerlin, mida kujutab endast loomade kiirabiteenus? Ma arvan, et kõige lihtsam on äkki paralleele tuua sellega, kui me ise pöördume näiteks erakorralise meditsiini osakonda. Ehk siis kõiksugused sellised mured meie loomadel, mis on erakorralised, mis vajavad kiiret ja kohest abi. Ehk siis toome näiteks hingamisraskused, suured verejooksud, traumad, teadvushäired, mürgistused, kõik asjad, mis vajavadki kohest abi ja mille pärast tulebki pöörduda kiiresti kliinikusse. Kus kohas üldse PetCity EMO on? Aadress on Rannamõisa tee 8 Tallinn ja selles mõttes, et väga oluline on see, et põhimõtteliselt igasse kliinikusse saab ju vajadusel kiiresti pöörduda, aga oluline oleks, mina ütlen alati, et oluline on see, et loomaomanik võiks teada, milline on tema kõige lähim kliinik ja milliseid protseduure seal kliinikus tehakse, sest kliinikuid on väga erinevaid suuruse mõttes ja nende võimekuse mõttes. Et nii-öelda tavalised protseduurid võib ka teie tavalises kliinikus teha, aga te peate kindlasti ka teadma, kus asub nii-öelda see kiirabiteenusega kliinik, mis tähendab seda, et teie loomi võetakse vastu ja abi antakse 24 tundi, olenemata nädalapäevast, sellest, kas on riigipüha, et kindlasti oleks vaja teada, kus selline kliinik asub. Kas ma pean helistama ka lemmiklooma EMO-sse ette, et olen tulemas ja mis murega ma olen tulemas? Loomulikult. Just sellepärast, et ka kliinik oleks valmis selleks, mis meid ootab ja see tähendab ka tegelikult ju seda, et teie koer saab või teie kass või teie lemmikloom, kellega te tulete, saab võimalikult kiiret abi, et kindlasti mina soovitan jällegi salvestage see telefoninumber endale telefoni ja siis näiteks juba tee peal saate helistada, anda esmase info, mis on juhtunud ja siis ollakse juba ka valmis teie jaoks. PetCity 24 tundi kliiniku nii-öelda erakorraline number on 15222. Et erakorraline vastuvõtt ei ole see, et meil loomal on nüüd 7 päeva olnud nohu ja nüüd meil on kiiresti vaja tulla. Et erakorraline vastuvõtt on ikkagi selleks, et selliseks olukorraks, mida te edasi lükata ei saa. Kui populaarne teenus see inimeste seas üldse või inimeste ja loomade, nende lemmikloomade seas siis on? Ikkagi järjest nii-öelda populaarsem, kuigi me keegi ei soovi, on ju, et me peame sinna oma loomaga pöörduma, aga ikkagi inimesed on juba väga palju teadlikud ja teadlik loomaomanik teab ka, et ta saab 24/7 abi, ta ei pea ootama hommikuni ja meie nii öised kui päevased erakorralised valved on ikkagi põhimõtteliselt iga päev ikkagi täis. Kõik teavad, et loomade meditsiin on tegelikult väga kallis teenus, et kuidas nüüd selle hinnaga on, et kui mu koer jääb auto alla ja ütleme, et mul ei ole seda laias laastus 1000 eurot tema päästmiseks tagataskust võtta, mis ma tegema pean? Mida suurem on see õnnetus, mida suurem on see olukord, mida raskem, siis loomulikult need hinnad on hoopis teised, mis tavavastuvõtul. Et loomulikult neid variante on erinevaid, on sellised, on järelmaksuvõimalused, on sellised kohad, millega saab nii-öelda lepingu teha, mis aitab teil tasapisi neid arveid tasuda, et me tahaks ikka alati loota ja proovime ikkagi alati leida mingisuguse lahenduse, et ei jääks nii-öelda raha taha selle looma ravimine ja tema terveks saamine. Üks hea asi on kindlasti see, mida me ka lemmiklooma omanikele alati rõhutame, et tehke oma loomadele kindlustus. Just täpselt sellised erakorralised olukorrad ongi need, mille jaoks see kindlustus loodud on ja see annab nii hea turvatunde meile selle jaoks, et me ei pea muretsema, et kas me nüüd pöördume sinna kliinikusse või näiteks see saab meile liiga nii-öelda kalliks maksma. Ükski loomaomanik ei ole ju selliseks traumaks või looma tervise mureks kunagi lõpuni valmis, et kuidas mul see teada saan, kas minu looma mure on erakorraline või kannatab oodata? Kõige kindlam ongi see, kui te helistate kliiniku numbrile, et meie administraatorid on sellise väljaõppe saanud, et nemad oskavad ka eluohtlikud ja kiiret abi vajavad olukorrad sellistest olukordadest nii-öelda eraldada, mis võib-olla ei vaja kohest abi. Et kindlasti kõige lihtsam on see, kui helistate ja siis saate juba esimesed juhtnöörid, mida tegema peaks. Väga hea info on olemas ka meie kodulehel www.petcity.ee ja seal on ka väga hästi välja toodud, millistel juhtudel meie kliinikusse erakorraliselt pöörduda ja mida võiks siis selle jaoks teada. Et iga loomaomanik võiks nii-öelda ennetavalt selle
selle töö ära teha, et ta oleks kursis, teaks, kuskohast infot otsida ja millistel olukordadel siis reageerida. Kui jõuate kliinikusse, siis tehakse teie lemmikule kohe esimene ülevaatus. Vajadusel öeldakse teile hinnakalkulatsioon, öeldakse, millised on esimesed sammud, mis me peame, esimesed protseduurid, mis me peame loomale tegema ja siis ikkagi on niimoodi, et loom võetakse kliinikusse, tehakse kõik vajalikud protseduurid ja loomulikult hoitakse teid kogu aeg sellega kursis, et mis parasjagu on toimumas või mis on leitud ja kuidas loom ennast tunneb.